Tervist, head sõbrad! On suur neljapäev aastal 2014. Algab terve kristliku kalendri kõige püham ja jõulisem aeg. Peale viimast õhtusöömaaega oma jüngritega läheb Kristus suurel neljapäeval Õlimäele ning palvetab Isa poole. Mingu see karikas minust mööda. Ei läinud. Juba homme keskpäeval lüüakse ta risti. Ta on risti löödud meie kõikide eksimustes ja risti lüüakse teda ka rahvaste ja tsivilisatsioonide valikutes. Iga sajand, iga aasta ja iga päev üha uuesti ja uuesti. Vahest võib näiliselt väikses sündmuses peituda jõuline sümboolne sisu. Nimelt esitati täna Riigikogus sooneutraalne ehk homopartnerlusseadus. Miks just täna? Miks kõikidest päevadest valiti välja just suur neljapäev, mida seekord veedavad koos nii ida kui ka lääne kirik? See on küsimus, millele ma ei tea vastust. Viskan selle teie ette õhku, sellele vastamata, kuid olles ühtlasi veendunud, et juhuseid pole olemas. Homoseksuaalsele kooseluseadusele eelnes massiline meediakampaania, mille sarnast pole nähtud enam ammu. Meie käesolevat liturgilist aega arvestades esitan teile uuesti võimalikult lihtsalt selle turmtule jada, mis meedias viimastel päevadel on vallandunud. Vaadakem tüünelt faktidele näkku. Alguses oli kõik rahulik ja vaikne, kuid siis mängitakse prelüüdi esimene akord. Tõsi, alguses tehakse veel nägu, et nagu kaaluks keegi erinevaid positsioone. 24. märtsil kuulutab Eesti Päevalehe juhtkiri meile ette samasooliste kevadet. Ja seda me tõesti ka saame. See juhtkiri on niinimetatult prohvetlik. Ja siis huvitav jätk. Järgmisel päeval ehk 25. märtsil avaldab Eesti Ekspress Rootsis tegutseva homoseksuaali Ats Jooritsa suurema tähelepanuta jäänud artikli "Gei õigused on ühiskonna lakmuspaberiks", mis postmodernistlikku keelt kasutades defineerib diskursuse ehk esitab põhiargumendid juba nii varajases faasis. Ats Jooritsa idee on lihtne ja järgmistel nädalatel me saame seda kuulda juba Eesti Päevalehe juhtkirjast. Niinimetatud gei õigused kuuluvad paratamatult lääne väärtuste keskmesse. Traditsionalism ja konservatism on esindatud Venemaal, järelikult need, kes on ühiskonna alusväärtuste kaitsjad ja või pole nõus kooseluseadusega, on paratamatult Venemaa käsilased või vähemalt kuuluvad oma moraalsete hoiakute läbi Vene meedia ja kultuuriruumi. Ja seda kõike ütleb Ats Joorits juba meediakampaania algusfaasis ehk 25. märtsil. Peale seda teatab 27. märtsil Tannar Leitmaa artikkel, et kooseluseaduse eelnõust ei taha keegi eriti rääkida. Seal pihib ajakirjanik ilmselt oma ajakirjaniku frustratsiooni. Reaalne kampaania algabki peale samal päeval ehk 27. märtsi Õhtulehes, kus Lisett Kampus kutsub kõiki kapist välja tulema. Artikkel oli Õhtuse paberlehe tabloidi peauudis. Samas lehes sekundeerib talle Märt Tagu, kes ütleb, et tänu kapist välja tulemisele saab ta rahulikumalt elada. Juba samal päeval tulistab ka Eesti Ekspress. Krister Kivi kirjutab kooseluseadusest ja ütleb, et hoolimata sellest, et ta pole kunagi Eestis oma homoseksuaalsuse pärast solvanguid pidanud taluma, tuleb see seadus vastu võtta. Vahepeal on hetk vaikust, kuid 5. aprillil Eesti Päevalehe laupäevalisas läheb kõik uuesti lahti ja sellest ma rääkisin teile pikemalt oma eelmises meediakommentaaris. Igal juhul Peeter Rebase personaalintervjuu, mis keskendub peamiselt kooseluseadusele, tuleb seal välja ja räägib kõige jõulisemat demagoogilist keelt, kas Eestis peab lahkuma, et elada õnnelikult. Enne Peeter Rebase artiklit arvab kodanikuühiskonna riigi poolt doteeritud aktivist Urmo Kübar, et kooseluseadus on igati okei. Lisandus Maalehe avantüür ausa põllumehe territooriumile. Katrin Vaga ütleb, et ikka tuleb seadustada. Pühapäeva 6. aprilli Delfis esineb aga juba üks seaduse algatajatest Rait Maruste, öeldes, et geidel on õigus lähisuhete reguleerimisele.
Kohe järgmisel päeval sekundeerib talle Eesti Päevalehe paberväljaanne. Soomlane Terhi Pääsküla Malmström külvab liberalismi seemneid Maarjamaa kevadmulda ja ütleb, et Soome näitab samasooliste abieluga eeskuju. 10. aprillil ilmub Ekspressis suhteliselt arusaamatu vahepala, mille suurimaks vooruseks pidas toimetus ilmselt seda, et seal esineb sõna gei. Ikka parem kui mitte midagi. Häid uudiseid kaitsejõudude tolerantsusest. Gei leigus viis Eesti kaitsejõud tolerantsuse pingerea etteotsa. Käesolev nädal tõi aga kaasa tõelise laviini. Juba mainitud 15. aprilli Eesti Päevalehi juhtkiri vihjab, et homokooselu seaduse tõrjumine Riigikogus võiks olla saatuslik rahvuslikule julgeolekule ja võimalikule NATO 5. artikli täitmisele liitlasriikide poolt. Paberlehe peaartiklis tuuakse näiteks lesbiliste naiste paar ning selgitatakse kooseluseadust pooldavas toonis, kui oluline see seadus Eestile on. Täppi pealt samasuguse struktuuriga, head inimesed, esineb päev hiljem Postimees. Postimees on nii originaalitu, et isegi juhtkirja argumentatsioon on täpselt sama. Ning lisaks sellele on pandud siis Postimehe Eesti külgedel täpselt samasugune artikkel, kus esinevad kahe homoseksuaali paari pilt ning seal siis kahe reporteri artikkel, kus räägitakse pikalt laialt sellest, kui hea ja vajalik see seadus on. Niisiis juhtkiri, mis liigitab traditsionaalsete väärtuste hoidjad potentsiaalselt venemeelseteks ning homopaari pildiga lehe peaartikkel, kus räägitakse, miks kooseluseadus Eestile on hädavajalik. Kolmapäeva Eesti Päevalehes ilmub juba The Guardiani ajakirjaniku artikkel, miks osutub homofoobia väljajuurimine nii raskeks. Artikli sõnum on puust ja punaseks. Kui te homosuhteid heaks ei kiida, siis olete te homofoobid. Selline on siis meie ajakirjanduse suhtumine oma rahvasse ja jälle hirmutatakse meid ka Putiniga. Kui homosuhteid heaks ei kiideta, siis olete te lihtsalt putinistid. Ja lõpuks hämmastav pressiteade kolmapäeval 16. aprillil. Last but not least, võiks öelda. Me toetame Eesti püüdlusi sooneutraalse partnerlusseaduse vastuvõtmisel. Alla kirjutanud on USA suursaatkond Eestis, Ühendkuningriikide suursaatkond Eestis, Hollandi kuningriigi suursaatkond Eestis, Austria suursaatkond ning Hispaania suursaatkond Eestis. Ja siin need faktid nüüd siis on. Paari nädala jooksul süstemaatiline kampaania homopartnerlusseaduse poolt. 16 artiklit, nendest 14 artiklit Ekspress Grupi väljaannetes. Ja 2 täpselt sama argumentatsiooni ja struktuuri omavart artiklit Postimehes. Suursaatkondade toetus, kui mitte surve ja sekkumine Eesti siseasjadesse. Ja samal ajal mitte ühtegi artiklit, milles oleks vähimatki kriitilist momenti Riigikogus juba täna esitatud homopartnerlusseaduse vastu. 40 000 inimest, keda 2 nädala jooksul nimetatakse süstemaatilises meediakampaanias putinistideks. Teid, head inimesed, meid, sihtasutust perekonnatraditsiooni kaitseks. Ja mille eest? Sellepärast, et teie ja meie seisame aastatuhandeid tsivilisatsiooni vundamendiks olnud väärtuste eest. Meid asetatakse ühe konkreetse poliitilise või geopoliitilise sfääri eestkõnelejateks. Kui see ei ole demagoogia, head inimesed, siis ütelge mulle, mis demagoogia üldse on. Sellised on faktid, head inimesed, edasi mõelge aga ise. Loomulikult ei tasu siin kaotada lootust. Järgnevatel nädalatel seisab meil ees väga tõsine võitlus kõikidel rinnetel. Soovin teile kaunist pühanädala jätku ja kõike head!